tere! Täna teeme me šokolaaditükkidega küpsiseid. Neid on imelihtne valmistada. Nende valmistamiseks koostisosad on meil peaaegu kõik kodus olemas ja see võtab üsna vähe aega. Asume asja kallale. Nii, alustuseks paneme kaussi 100 grammi suhkurt. Seda võib lisada enda maitse järgi, olenevalt sellest, kui magusad küpsised sulle meeldivad. Suhkrule valan peale 150 grammi sulatatud võid. Ja muidugi märkan ma alles nüüd monteerima hakates, et see klipp sai valetpidi filmitud. Aga mis tehtud, see tehtud. Nii, ja nüüd me segame. Võib-olla natuke liiga korralikult. Aga kusjuures ma olen märganud, et käsitsi segades jääb küpsistele parem tekstuur kui mikserdades. Aga jah, segada mulle meeldib, nagu näha. Nii, ja nüüd lisame ühe muna. Tegelikult need küpsised avastasin ma enda jaoks ka alles nüüd karantiini ajal, kui ma nägin oma sõbrannat Liisi läbi Zoomi neid söömas. Ja ta tekitas mulle ka isu peale. Nii et ma katsetasin pikalt erinevaid retsepte ja meetodeid, kuni ma lõpuks asjaga rahule jäin. Nii, nüüd segame kokku kuivained. Kõigepealt 200 grammi jahu, siis pool teelusikatäit soodat, pool teelusikatäit küpsetuspulbrit ja 1 teelusikatäis vanillisuhkrut. Ja siis veerand teelusikatäit soola. Olen ma ainuke inimene, kes on hakanud karantiini ajal meeletult küpsetama. Nagu vahepeal on tunne, et ma ainult 3 asja teengi. Õpin, küpsetan, magan. Õpin, küpsetan, magan. Jah, mis teha. Nii, aga nüüd lisan ma kuivainesegule meie muna või ja suhkrusegu. Nii, kui kaust tühi on, siis segan ma ka need omavahel korralikult kokku. Kui need lõpuks kunagi segatud saavad, siis lisan ma juurde ka šokolaaditükid. Mina kasutan tumeda šokolaaditükke, aga sinna võib ka vabalt panna näiteks rosinaid, erinevaid pähkleid ja erinevaid šokolaade. Ja näiteks kui sa paned valget šokolaadi, siis sa võid arvestada sellega, et võib-olla taignasse nii palju suhkrut panema ei pea, sest et valge šokolaad on ise nii magus. Nii, ja nüüd ma valangi juurde oma tumeda šokolaadi. Ja segame, nagu ikka. Nüüd, kui taig on valmis, katan ma kausi toidukilega ja panen külmkappi. Külmkapis soovitan ma seda hoida vähemalt pool tundi, aga ise mulle meeldib teda hoida 20 tundi. Seetõttu tegin ma ühe taigna juba eile valmis, mida me nüüd täna edasi kasutame. Nii, ja siin on jälle klassikaline Laura, kes unustab ära, mis pidi kaamerat pidi hoidma. Aga igal juhul tegin ma taignast väiksed pallikesed, mille ma surusin lapikuks. Ja nüüd lihtsalt, kuna mulle meeldib see muster, teen ma kahvliga neile peale salgud. Nii, nüüd kui küpsised on vormitud, panen ma nad ahju. Ahi on siis 175 kraadil ja ahjus hoian ma neid umbes 10 kuni 13 minutit. Ja küpsised on valmis. Ja nii valmisidki meie šokolaaditükkidega küpsised. Ma loodan, et teile meeldis ja proovige kodus järele.